Ta on California mees, keda süüdistatakse 4 kolledži tüdruku tapmises oma kihutava BMW-ga kurikuulsal PCH rannikuteel. Prokurörid ütlevad, et see polnud õnnetus. See oli midagi enamat kui lihtsalt õnnetus. Fraser Baumile esitati 4 mõrvasüüdistust selle eest, mis väidetavalt juhtus Pepperdine'i üliõpilastega 2023 aasta oktoobriööl. Mõrva puhul on vaja tõendada väga konkreetset vaimset seisundit. Nad vaidlesid selle üle. Oli vastuväitele, mida me ei saanud esitada, sest nad ei andnud meile andmeid ega teavet. Baum võib süüdimõistmise korral veeta aastaid vanglas, kuid tema poolel on üks kriminaalkaitse tuntumaid nimesid. Ja sel nädalal tema advokaat esitas kohtus šokeerivaid väiteid, lootuses selle juhtumi käiku muuta. Me jälgime seda juhtumit. Saate toob teieni Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Süüdistatav tänases loos, Fraser Baum, seisab silmitsi sama arvu mõrvasüüdistustega nagu Brian Kohberger Idahos. Seda tõi välja Fraser Baumis advokaat Alan Jackson eelmisel kohtuistungil, kuna ta on väitnud, et see ei peaks olema mõrvasüüdistustega juhtum. Austatud kohus, see juhtum, ma olen seda varem öelnud ja kordan veel kord, on sügavalt traagiline ja seda ei saa üle hinnata. Aga tragöödia ei saa asendada piisavat alust mõrvasüüdistuste esitamiseks. Nii et sel nädalal vaidleb Alan Jackson Malibu kohtusaalis selle üle, et mõrvasüüdistused tühistataks. Varsti räägime täpsemalt, mida Jackson ütles ja mida kohtunik otsustas. Kui Alan Jackson tundub teile tuttav, see on advokaat, kes esindas Karen Reedi. Ta on üks suurimaid nimesid kriminaalkaitses ja enne kui läheme selle juurde, mida ta sel nädalal kohtus ütles, tahan minna tagasi 2023. aasta oktoobrisse, just siis see tragöödia juhtus. Ja just sealt peamegi selle juhtumi puhul alustama. Nii et tol ajal oli Fraser Baum 20-aastane. Ja ta oli BMW roolis, mille tema vanemad kinkisid talle 16 sünnipäevaks. Ja väidetavalt sõitis Fraser 45 miili tunni kiiruse piiranguga alas kiirusega 104 miili tunnis. Väidetavalt kihutas Fraser Pacific Coast Highway'l. Ja kui sa oled kunagi läänerannikul käinud, siis tead, et see on uskumatult maaliline. Aga see on ohtlik teelõik. See kulgeb otse mööda Vaikse ookeani rannikut. Ja enamik pilte, mis me leidsime PCH-st, on tehtud pärast 2020 aasta jaanuari maastikupõlenguid. Aga kui sa neid vaatad, saad aimu, milline see tee oli, kus kõik see aset leidis. Ja see oli 17. oktoober 2023. Fraser Baum olevat väidetavalt sõitnud rohkem kui 2 korda lubatud kiirusest kiiremini. Ja need 4 tüdrukut väljusid autost PCH tee peenral. 20-aastane Niam Ralston, 21-aastane Peyton Stewart, 21-aastane Asia Weir ja 21-aastane Deslyn Williams. Kõik 4 tüdrukut olid Pepperdine'is sama naisüliõpilasühingu liikmed. Nad olid viimase kursuse tudengid. Nad olid vaid mõne kuu kaugusel ülikooli lõpetamisest ja oma eluga edasiminemisest. Tegelikult olid nad oma elu alles alustamas. Aga politsei sõnul sõitis Baum neile oma autoga otsa ja kõik 4 tüdrukut said surma. Ja see maanteelõik, kus Baum neile otsa sõitis, on tuntud kui Dead Man's Curve. KABC andmetel. See on PCH lõik, kus juhtub kõige rohkem autoõnnetusi. Baum arreteeriti nädal hiljem. Hei kutid, kiirelt, ärijuhtimine on niigi raske. Sageli peate tegema asju käsitsi või tuginema hunnikule rakendustele, mis omavahel ei suhtle. Siin tulebki mängu meie partner ja sponsor Odoo. Odoo on kõik ühes ärijuhtimise platvorm, millel on täielik komplekt integreeritud rakendusi, mis ühendavad sujuvalt kõik sinu tegevused, alates müügist ja raamatupidamisest kuni tootmise ja isegi tarmeteni. Odoo suudab automaatselt luua professionaalseid Steelsafe müügitellimusi, arveid ja tarnijate arveid. Ja see suudab automaatselt määrata müügimeeskonnad, saata e-posti teavitusi iga müügietapi jooksul ja isegi kasutada tehisintellekti, et koostada aruandeid, mis aitavad sul otsuseid teha. Tootmise jaoks nende rakendused teavad sünkroonida laoseisu, reaalajas tootmise ja ostu värskendustega, nii et sul ei saa kaubavaru kunagi otsa. Ja kui on aeg raamatupidamiseks, siis ka see on täielikult automatiseeritud. Odoo saab koostada arveid, jälgida kulusid ja isegi kokku võtta andmeid tehisintellekti abil, säästes sulle sadu tunde. Parim osa on see, et saad valida oma rakenduse ja isegi luua kohandatud töövooge. Nii et kõik on täielikult kohandatud sinu ettevõtte vajadustele. Viige oma ettevõtte järgmisele tasemele, konsulteerides juba täna tasuta Odoo eksperdiga aadressil odoo.com
Baum, kalta OTC. Nüüd, Fraser Baumil ei esitatud ainult 4 süüdistust liiklusõnnetuses surma põhjustamises. Talle esitati 4 mõrva süüdistust. Prokurörid ütlevad, et Fraser kiirendas 93 miililt tunnis 104 miilini tunnis vaid 2,5 sekundiga, enne kui ta tüdrukutele otsa sõitis. See on BMW niinimetatud musta kasti andmete põhjal ja prokurörid väidavad, et see kiirendus on tõend, et ta sõitis viisil, mille puhul seda avariid ei tohiks pidada õnnetuseks. Seda tuleks pidada mõrvaks. Sel nädalal kohtus Baumi kaitsjad on aga väitnud, et eelkuulamisel, kus kohtunik leidis, et mõrvasüüdistuste jätkamiseks on piisavalt alust, ei esitatud olulisi tõendeid. Ja nüüd väidab Alan Jackson, et need 4 mõrvasüüdistust tuleks tühistada. Ta ei väida, et tema kliendi vastu esitatud raske hooletuse tõttu liiklusõnnetuses surma põhjustamise süüdistused tuleks tühistada. Ainult mõrv. See on see, mida ta ütles. Avaldus palub kohtul tühistada ainult 1. kuni 4. süüdistuspunkti. Mõrvasüüdistused. Sest eelistam puudutas ainult neid süüdistusi ja ainult neid. Selle avalduse kohaselt olid oluliselt kahjustatud. Süüdistus varjas tõendeid, mis oleksid võimaldanud kaitsel eelistungil näidata. Et kiirusületamine just sellel PCH lõigul, kuigi see võib olla ohtlik, kindlasti isegi hoolimatu, ei olnud ajalooliselt ega objektiivselt. Tegevus, mille loomulik ja tõenäoline tagajärg tõi kaasa suure surma tõenäosuse. See ei ole taotlus selle kohta, kas kokkupõrge oli laastav või mitte. Kõik selles kohtusaalis teavad, et see oli. See ei ole taotlus selle kohta, kas kiiruse ületamine on olemuslikult ohtlik. On null. Selles võime kõik nõustuda. Kuid pahatahtlikkusega mõrva puhul on vaja enamat kui lihtsalt tragöödiat ja enamat kui lihtsalt ohtu. Kordan seda ülimalt olulist standardit. See nõuab tõendit, et selle teo ja ainult selle teo loomulikud ja tõenäolised tagajärjed Nagu üks pomm on öelnud, on peaaegu kindlalt surma põhjustav. See on piir raske liiklussurma põhjustamise ja mõrva vahel. Ja see on tõend, mida prokuratuur ei esitanud kaitsele. Ja see on tõend, mis puudutab otseselt seda piiri. Menetluslik vahend, mis meil siin on, nagu kohus ütles Stantoni taotluses, tavaõiguslik taotlus asja lõpetamiseks. See on oluline. Ja see hõlmab põhiseaduslikke küsimusi. Taotlus on lai nii tavaõigusliku kui ka seadusest tuleneva asja lõpetamise taotlusena ning niivõrd, kuivõrd see on kohaldatav, uuendatud 995 paragrahvi taotlus. California seadus tunnustab just seda õiguskaitsevahendit. Seda tunnustatakse põhjusega, sest kui olulise tõendi andmata jätmine takistab kaitsel kasutamast olulist õigust härra Baumi nimel, see ongi liikluskaitsevahend. Siia on kohus. Eelistung. Nagu ohus hästi teab, ei ole lihtsalt formaalsus. See on loodud selleks, et kõrvaldada põhjendamata ja tõsised süüdistused enne, kui süüdistatav on sunnitud nende süüdistuste alusel ohtu ette astuma. Kaitsel on õigus tunnistajatega silmitsi seista, neid ristküsitleda, seda sisuliselt teha, esitada tõendeid enda kaitseks, prokuratuuri tõendeid vaidlustada ja süüdistuse elemente ümber lükata. Ja kui soodsad tõendid jäetakse eelkuulamisel esitamata, kahju ei korva see, kui öeldakse, et nüüd on kõik korras. Nüüd on neid olemas ja nad saavad neid enne kohtuprotsessi kasutada. Hatsu seisneb selles, et kohtuniku Edbergi, kes asub 3 korrust allpool, otsus piisava aluse olemasolu kohta. Tema otsus piisava aluse olemasolu kohta tehti puuduliku teabe põhjal. Ja härra Baumi seaduslikud ja tema põhiseaduslikud õigused eelkuulamisel, need jäid talle kõige olulisemal hetkel tagamata. Nüüd, kui te vaatate mõningaid selle juhtumi fakte, mida on seni kohtus esitatud, miks Fraser Baum nii kiiresti sõitis, on väga oluline selle kohtuprotsessi edasise käigu seisukohalt. Prokurörid ütlevad, et mees nimega Victor Colandra märkas, et Fraser Baum sõitis enne õnnetust liiga kiiresti. Ta väidetavalt ütles Baumile punase tule taga, et ta aeglustaks, enne kui Fraser kihutas minema ja peagi hiljem avarii tegi. Pepperdine Graphicu ajaleht kirjutab, et Victor Colandra ütleb, et kui tema ja Baum jõudsid selle punase tule juurde, ta vaatab kõrvale ja näeb autos Fraser Baumi. Ja ta väidab, et Fraseril oli mobiiltelefon jalgade vahel rooli all. Ta võis olla sõnumeid saatmas ja siis olevat ta Fraserile öelnud, tsitaat,
kuule, sa pead ettevaatlik olema, sa teed endale haiget. Ja ta ütleb, et siis läks tuli roheliseks ja Fraser Bomb vajutas gaasi põhja. Vaid mõni sekund hiljem sõitis ta neile 4 tüdrukule otsa ja nad surid. AJ Alan Jackson vaidleb sellele prokuröride esitatud loole vastu. Ta väidab, et Calandra valetas selle kohta, mida ta tol õhtul nägi ja ta väidab, et on olemas mobiiltelefoni andmed, mis seda tõestavad. Eistungil tugines prokuratuur väga tugevalt, peaaegu täielikult härra Calandra ütlustele, et kujutada härra Bombi väga pindal viisil kui vastutustundetut ja hajameelset vahetult enne kokkupõrget. Härra Calandra tunnistas, et härra Paul kirjutas oma telefonis sõnumeid ning see telefon oli tema jalgade vahel rooli all ja tema pöidlad liikusid klaviatuuril. Hiljem kohtueksperdi poolt esitatud ja analüüsitud telefoni andmed lükkasid selle ütluse täielikult ümber. See telefon oli lugus alates kella 20.15 ja 59 sekundist. Kuni kella 20.30 ja 6 sekundini. Selle seadmega ei olnud kasutaja tegevust kogu 15 minuti jooksul enne õnnetust. Ekspert tuvastas kahtlemata, et härra Calandra ütlused olid valed. Kui ta väitis, et ta nägi isiklikult, kuidas härra Bomb kasutas mõlemaid pöidleid, umbes nii. Kui ta väitis, et ta isiklikult nägi, kuidas härra Baun toksis mõlema pöidlega klaviatuuril, saates sõnumeid, see oli tegelikult vale. Sa ei saanud seda näha, sest sõnumivahetust ei toimunud. Mingit suhtlust ei olnud. Ja see paneb mõtlema, miks härra Calandra arvas, et on mõistlik vande all või võimudele selle kohta valetada. Jätame selle ilmselgelt. Jätame selle arutelu mõneks teiseks päevaks. Nii et sel nädalal, pärast seda, kui Alan Jackson neid süüdistusi esitas, vastas prokuratuur järgmiselt. Nii et kohus mõistab protseduuriliselt, et telefon oli inimeste valduses. See. Šerifi büroo üritas telefoni lahti murda, sest meil polnud parooli. Nii et meil oli füüsiline telefon, aga tegelikult räägime siin krüpteeritud andmetest, mis seal peal olid. Inimestel õnnestus sellest telefonist osaliselt andmed alla laadida, mitte täielikult, sest meil polnud parooli. Te viitasime kaitset, et tegemist polnud täieliku allalaadimisega. Andsime kaitsele enne eelkuulamist üle selle, mida suutsime sealt kätte saada. Nii oli see teade olemas. See näitas, et vahetult enne kokkupõrget ei olnud sõnumeid, kõnesid ega rakenduste kasutamist. Nii et see oli kaitsele teada. Ja seda kasutati osana nende katsest diskrediteerida Victor Calandrat. Sest Victor Calandra enne ja siis eelkuulamisel ütles, et süüdistatav saatis sõnumeid. See oli tema ütlus. Välja ja ma uurisin. Kuidas sa tead? Ei tea, et ta on. Kahtlen, kas ta üldse sai oma positsioonilt öelda, et süüdistatav tegelikult oma telefonis sõnumeid saatis. Ja teda küsites selle kohta kaitsja. Telefoni andmete kasutamine, mille kohta kaitse ütleb, et me poleks tohtinud sellega üldse tegeleda. Oli siis, kui kaitse taotas kokkulepet, faktiile, et sel ajal ei olnud ühtegi sõnumit ega kõnet, mis oleks läbi läinud. Milleks? Tuginedes meie käsutuses olnud tõenditele, oli prokuratuur enam kui valmis, sest selline oli tõendite seis. Ja see on endiselt tõendite seis. Nad ütlevad, et neil õnnestus telefoni kätte saada ja avamiskood hankida, mis juhtus pärast eelkuulamist. Ning meil oli selle kohta siin kohtus istung. Ja siis andis kohus korralduse ära teha. Et kuidagi muudab see lisainfo nüüd Victor Calandra maletajaks, mis õõnestab kogu prokuratuuri juhtumit.
väidetavalt ütles Baum pärast õnnetust uurijatele ka seda, et 4 tüdruku otsasõitmine oli õnnetus. Ta ütleb, et pidi kõrvale pöörama, sest üritas vältida kokkupõrget autoga, mis oli tema kõrval ja oli juba tema auto juhipoolse küljepeegli pihta sõitnud. Prokurörid väidavad, et nad leidsid selle teise auto üles. Nad ütlevad, et sellel polnud mingit kahjustust. Prokurörid ütlevad ka, et Fraser Baum teadis, et kiiruse ületamine võib kaasa tuua traagilisi ja surmavaid tagajärgi. Sest nad ütlevad, et Fraser Baum rääkis pärast õnnetust šerifi asetäitjatega. Ja ta rääkis nendega kogemusest, kus tema sõbrad olid autoõnnetuses hukkunud. Prokurörid ütlevad, et ta tõi selle ise jutuks, kuna temalt küsiti, kas ta on tuttav väljendiga kiirus tapab. Siin on, mida Jackson selle kohta ütles. Nad tuginesid tema sõbra õnnetusele, et väita, et kuna tema sõbrad hukkusid autoõnnetuses kiiruse ületamise tõttu, härra Baum teaks, et kiiruse ületamine toob kaasa surmajuhtumeid. Välja arvatud hetkel, kui prokuratuur selle väite esitas, neil oli samuti olemas politseiraport, mis näitas, et tema sõbra traagilise surma peamine põhjus oli juubes juhtimine. See ei olnud kiiruse ületamine. Peamine põhjus oli see, et tema sõber juhtis autot, kui tema vere alkoholisisaldus oli 0,12. See aruanne oli neil olemas ja seda ei antud kaitsele ei eelkuulamisel ega enne eelkuulamist. Nüüd, sel nädalal Jackson väitis ka, et kiiruse ületamine on sellel Pacific Coast Highway lõigul krooniline probleem. Ja ta ütleb, et on olemas olulised andmed, mille prokuratuur oleks pidanud eelkuulamiseks üle andma. Siin on mõned faktid õigustava teabe kohta, mille oleme kohtule esitanud arvukates tõendites. Pärast eelkuulamise lõppu, pärast selle lahendamist, pärast kogu asja lõppu, kaitse sai kätte selle, mida prokuratuur ei esitanud. Kokkupõrke andmed, Caltrans are wanted, Sharifi are wanted, Lost Hillsi jaskonna aruande, CHP Malibu töörühma aruanded, Malibu linna materjalid, Captain C2, Captain C2. Nagu Ous nüüd teab, oli Lost Hillsi jaskonna kapten. Tema deponeeritud ütlused, tema esitusmaterjalid linnale, Senati eelnõu 1270, 1297, materjalid, Stanteki Ohutu Suring, ekspertanalüüs. See on vaid väike osa asjadest, mille me leidsime. Kõik meie poolt hangitud ja kõik olid prokuratuuri valduses ja kontrolli all enne eelkuulamist. Ja pait, mis neist andmetest avaneb, erineb oluliselt sellest, mida esitleti eelkuulamisel. Tõendid, mille me esitasime ja mille oleme nüüd aastanud, näitavad, et PCH-il toimub pidev kiiruse ületamine. See näitab, et seal toimuvad korduvad kokkupõrked üksteise järel. See näitab ametivõimude teadlikkust nendest kiiruse ületamise probleemidest ja korduvatest kokkupõrgetest. Ning ametivõimude tõdemust tõsise liiklusohutusprobleemi kohta Malibus ja just sellel konkreetsel teelõigul. Aga mis kõige tähtsam ja märkimisväärsem, need andmed näitavad ka, et surmaga lõppevad kokkupõrked on haruldased. Mitte lihtsalt haruldased kohtunik, vaid äärmiselt haruldased võrreldes kiiruse ületamiste mahuga, trahviteateid arvestades, kokkupõrgete arvu arvestades. Just sellel täpsel 8 miili pikkusel lõigul ja siin hakkan ma oma väidet PowerPointi abil toetama, et kohtule visuaale pakkuda. Just sellel täpsel lõigul, 8 miili pikkuse teelõigul, Carbon Canyon Roadi ja Lost Flores Canyoni vahel. 10 aastat enne seda juhtumit. Swift, mis nagu kohus teab, kannab nime Riiklik integreeritud liikluse andmesüsteem SWITERS. Tuvastas 129 registreeritud kokkupõrget. Tegelik juhtumite nimekiri kinnitab seda ja ka valitsuse enda aruanne kinnitab seda ning see on koostatud valitsuse enda andmebaasist, mitte andmebaasist, mille meie lõime. Andmebaasist, mille nemad lõid ja mis neil olemas on. Seejärel esitas Caltrans umbes 50 täiendavat kokkupõrgete aruannet, mida SWITERSi andmetes polnud. Nii et meil on 129 SWITERSilt ja veel 50 Caltransit. Ja ka see saadi kaitse poolt ohtukutsega pärast eelkuulamist. Seda ei avaldatud kunagi tõendite vahetamise käigus. Kokku on see umbes 179 kokkupõrget samal teelõigul 10 aasta jooksul. Aiussurmaaga lõppenud kokkupõrge selles pühendatud andmestikus on just see juhtum. Aiussurmaaga lõppenud kokkupõrge on just see juhtum. Ja see puudutab otseselt objektiivset elementi, kohtunik.
Süüdistuse kogu teooria eelistungil põhines sellel, et sellel teelõigul liigset kiirust käsitleti käitumisena, mille loomulikud ja tõenäolised tagajärjed hõlmasid suurt tõenäosust surmaks. See oli nende teooria. Nad ei saa sellest põgeneda. Nad ei saa selle eest peitu pugeda. Nad ütlesid seda. Nad püstitasid selle teooria ja seda nad esitasid kohtunik Edbergile. Aga avalikustamata riiklikud andmed. 10 aasta jagu riiklikke andmeid näitab täpselt vastupidist. Ordu kiiruse ületamine, korduvalt Edward ja mitte ühtegi teist surmaga lõppenud kokkupõrget. 10 aasta jooksul sellel teelõigul mitte ühtegi. Ja meil ei olnud meid andmeid, et seda fakti kohtunik Edbergi ees eelistungil esile tuua. Prokurörid vastasid, väites, et tõendeid ei varjatud. Raamistik sellest, millest me räägime ja põhimõtteliselt sellest, mida on vaja. Tundub, et kaitse väitis alguses, et oli 2 rikkumist ja nüüd on nad toonud välja 3., kus osa inimesi ei esitanud tõendeid, mis oleksid neile soodsad. Tundub, et need on trahviteated, statistilised andmed, šerifi aruanded, mis on seotud kokkupõrgetega PCHL. Ükski neist ei puudutanud süüdistatav. See on see esimene mõte. Teiseks oli see telefon, mis kuulus süüdistatavale ja mis oli politsei valduses. Ja siis 3. ja ma käsitlen seda kiiresti, sest ma arvan, et seda saab lihtsalt lahendada. On olemas Ventura maakonna šerifi büroo raport, mis märgib joobes juhtimist peamiseks teguriks härra O'Sheani kokkupõrkes ja surmas. Ja see viitab ka kiirusele. See 3. punkt puudutab konkreetset kost ja subjektiivset teadlikkust. Ta teadis, sest temalt küsiti seda küsimust. Kas olete tuttav väljendiga kiirus tapab? Ja ta tõi selle teabe välja. Tema arusaam sellest inimelu ohtlikkusest, mida kiirus ületamine endast kujutab, ongi see, mis on subjektiivse jaoks oluline. Tõsiasi, et olite teised tegurid mängus ja ta isegi ütleb, et ta ei tea kogu lugu. See on selles intervjuus, mille ta annab šerifi asetäitjatele. Aga tema arusaam on selles olukorras oluline. Nimelt, et kiirus oli tema sõprade surmas teguriks. Ja tõepoolest, see oligi nii. Seega ma ei näe, kuidas muu teave saaks muuta tema teadmist talentele. Teine asi, mida me peame vaatama, on see, millele kohus tugineb, kui ta leiab, et need on, nagu kaitse väidab. Et need on kaitsele soodsad. Ja seega suur osa sellest, mida see esindab, põhineb eeldusel, et ainuv kiirus. Esiteks, see on süüdistuse teooria. Ja teiseks on see standard, mille järgi kohtud hindavad kaudseid fakte. Kumbki neist väidetest ei ole tõsi. See ei olnud tõsi ei siis, kui juhtum aset leidis, ega ka siis, kui see esitati. See ei olnud tõsi ka eelkuulamise ajal, see ei ole tõsi ka praegu. Ja see ei saa olema tõsi ka kohtuprotsessi. See on see, mida kohtunik ütles selle kohta, kas need mõrvasüüdistused peaksid jääma jõusse. Minu arvates avaldamata tõendid ei välista võimalust, et surma tõenäosus oli suur ja võivad isegi toetada järeldust, et süüdistatava teod on teod, mille loomulikud ja tõenäolised tagajärjed on ohtlikud inimelule, sest need hõlmavad suurt tõenäosust, et need põhjustavad surma. Süüdistatavat ei võetud eelkuulamisel ära olulist õigust, sest süüdistusel ei olnud põhiseaduslikku kohustust kõnealuseid tõendeid avalikustada. Ainuüksi see nõuab selle taotluse tagasilükkamist. Kohus ei pea isegi jõudma küsimuseni, kas kõnealused tõendid mõjutaksid kohtunikku või oleksid mõjutanud kohtuniku piisava aluse tuvastamist, näiteks kas kostjal oleks olnud õigus asja lõpetamisele. Aga isegi kui eeldad, et kõnealused tõendid tuli kostjale avalikustada, vastavalt Breidi või mõnele teisele tõendite avalikustamise seadusele. Mitte avaldatud tõendite lisamine kohtuniku poolt kuulatud tõenditele ei oleks selles asjas piisava aluse tuvastamist mõjutanud.
taotlus jäetakse seega rahuldamata. Seega Fraser Baumil esitatakse endiselt süüdistus mõrvas ja 4. raske hooletusega toime pandud sõidukiga surma põhjustamise süüdistuspunktis. Tema kohtuprotsess on kavandatud algama 5. septembril. Sellega on Law & Crime'i poolt esitatud juhtum käsitletud. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti edastame otseülekandeid Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtun teiega järgmisel korral.